Tervist, hea eksperteetris saate jälgija. Täna uus ekspert ja uus teema. Tervist Meril. Meril Ümarik, sa oled Tallinna Ülikooli haridusuuringute dotsent ja tänane teema on väga põnev, sest et me räägime sellest, mis on muutumas kutsehariduses. Ole hea, Meril, ütle mulle, kas see müüt, mis oli sel ajal, kui meie sinuga põhikooli lõpetasime, et oli isa, tal olid 3 poega, 2 neist olid normaalsed ja läksid gümnaasiumisse, aga 3, see tuli panna kutsekooli. Et kas see on ka täna nii? Kui on, siis ta kindlasti on müüt. Et tänapäeval kutseõppeasutuste tehnoloogiline baas ja siis see õpikeskkond on kindlasti hoopis midagi muud, kui ta oli nõukogude perioodil. Aga reaalsus on selline, et mõneti täiskasvanud õppijate seas kutseharidus on väga populaarne. Me teame isegi on teatud erialad, kus on suured konkursid. Oi, muidugi rohenäppudeks minnakse ja kõrgetelt ametikohtadelt kokkadeks õppima. Ja doktorikraadiga maastikuarhitektiks. Aga teiselt poolt on tõepoolest nii, et maineuuring ka ütleb, et need, kes tunnevad kutsehariduse konteksti, nemad hindavad kõrgemalt neid võimalusi ja need jällegi, kes siis võib-olla nii hästi ei tunne, ei oska seisukohta võtta, aga kokkuvõttes siis arvatakse, et olukord on parem, aga oma lastel ei soovitata minna. Ja seetõttu ikkagi reaalsus on see, et 70% põhikooli lõpetajatest läheb gümnaasiumisse ja kutseõppeasutusse pigem siis 26% võib-olla. Ja sageli see on ka teine valik nii-öelda neile. Veidi nagu sunnitud valik, et ei saanud gümnaasiumisse sisse, on see põhjus või? Et ei ole teadlik, tahtlik valik alati? No minu arvamus on see, et sageli see on ka vanemate poolt nii-öelda sunnitud valik, sest 9. klassis eks vanematel on üsna suur roll mõjutada seda, et mis suunas mõtlema hakata. Et kui mõelda seda, et tuleviku perspektiive, et siis ma arvan, et need samad lapsevanemad, kes võib-olla ise praegu uudistavad neid populaarseid erialasid, et võib-olla mingi hetk nemad ka hakkavad suunama oma noori sinna. Et see võib-olla nõuab veel sellist generatsioonilist muutust. Ja et aega veel edasi. See ei ole ju igal pool Euroopas just niisugune suhtumine, et esmalt gümnaasium, see on kõige tähtsam, siis läheb tütarpoeg filosoofiks ja sealt vaatame edasi, vaid et see suhtumine, et kutse on väga tähtis ja selle omandamine võimalikult varajases nooruses on oluline, olen ma märganud näiteks Saksamaa noorte seas. Et neil on siis teistmoodi, ehk et kutse on tähtis ja ülikool võib tulla järgi. No Saksamaal on ajalooliselt teistmoodi see süsteem olnud ja Saksamaal on loomulikult, et kui meil on valdavalt koolipõhine kutseharidussüsteem, siis seal on töökohapõhine kutseharidussüsteem ja seal on suurem roll ettevõtetel kutsehariduse pakkumisel, vastutus selle kvaliteedi eest, et see süsteem on juba ajalooliselt teine. Et selles mõttes me võib-olla ei saa öelda, et tõstame selle hea Saksamaa süsteemi Eestisse, et ta on lihtsalt ajalooliselt teistmoodi kujunenud. Ja ta nii kergesti ei kohandu siin, et see on pikaajaline protsess, tuleb nii välja. Aga sina oled uurinud haavatavaid sihtrühmi just ka selles kutsehariduse süsteemis. Oli üks suur projekt, mille käigus oli sul võimalik vaadata, et millised on need põhjused, et need noored siis, kes on teinud kutseõppe valiku, miks nad välja langevad ja neid paraku langeb välja ja saan ma õigesti aru aina rohkem. Ja, et meil oli üks rahvusvaheline uurimisprojekt, EmpowerVet oli see kokkuvõtlik lühinimetus, aga sisuliselt jah, et haavatavad noored ja siis kuivõrd siis kutseharidus või töökohapõhine õppe siis saab neid toetada. Ja selle raames me uurisime noorte enda vaadet, uurisime seda, et mis siis neid on võimestanud ja mis on neid takistanud. Ja sihtrühm oli siis need noored,
kes õppisid hetkel kutseõppeasutustes, aga nad olid siis väljalangemisohus või nad olid juba mitmeid kordi erinevatest õppeasutustest välja langenud, uue ringiga tagasi. Nii et me saime üsna süvitsi siis mõista seda noorte perspektiivist, et mis neid on siis toetanud ja takistanud. See on väga põnev maailm. Oled nõus avama, mis siis on see? Jaa, ikka. Et kui statistikast tegelikult me alati leiame mingi põhjuse, et siis meie tulemused küll näitasid, et tavaliselt ei ole ühte põhjust, miks noor siis langeb haridusest välja. Et sageli need põhjused on seotud, on rohkem kui üks riskitegur ja need halvemused nii-öelda kumuleeruvad. Et näiteks selline korduv teema oli koolikiusamine. Halvad suhted, kaaslastega halvad suhted, õpetajatega, puudumised, õpitulemuste langus ja nii edasi, et see nagu läks sellise kumuleeruva ringiga. Just ja millestki miski algab ja lõpuks ei tahagi sinna kooli minna ja siis ei olegi ka võimalik mingi õpiedukus. Just ja tegelikult sealt on raske välja murda nii-öelda. Et see oli see üks tulemus ja tegelikult suhted on väga olulised ja võib-olla võtmetähendusega, et olulisem on just nimelt selliseid toetavaid suhteid või suhteid toetada, mitte nüüd suunata siis fookus siin õpitulemustele, sest need õpitulemused on selgelt sellega seotud, et kuidas noor siis ennast tunneb koolis. Ja mis siis veel võib-olla just nimelt, et noorte lugudest peegeldus, et tegelikult positiivse mõjuga võib olla ka üks isik. Et üks täiskasvanud isik, kellega on selline usalduslik suhe ja kes võib aidata siis. Just koolikeskkonnas, eks ole, keegi, kellele saaks midagi usaldada, kes on targem kogenum ja oskab võib-olla kuulata paremini. Just, et tegelikult nende noorte lugudes see ei pruukinud olla nende klassijuhataja, see ei pruukinud olla kutseõppeasutustes rühmajuhendaja, see võis olla ka koolikokk või raamatupidaja, raamatukogu hoidja, et lihtsalt, et keegi, kes nagu pööras selle asja positiivseks. Et seetõttu jah, et see oli see üks selline võtme selline asi meie jaoks ka, et mida mõelda, et kui me kas või mõtleme seda kutseharidusega seonduvat teemat, eks ju, õppimiskohustuse reformi, et kindlasti seal on ka vaja just mõelda ka seda, et kuidas siis ennetada, et mitte ainult, eks ju, nende tulemuste ja nende tagajärgede peale mõelda, vaid et kuidas siis ennetada, et need noored ei langeks põhiharidusest juba välja. Just nimelt, sest et kutsehariduse üks muutus, no muuhulgas ka kutsehariduse osas, ongi just see õppimiskohustuse pikendamine. Et kuidas see siis aitab lahendada seda muret, millest just enne rääkisime? Et on ja 4% ju neid, kes üldse ei lähe kuhugi, eks ole. 26, kes lähevad ja mille hulgas on haavatavad sihtrühmad, kes võib-olla ei jätka õpinguid ja kukuvad samamoodi välja, nagu kukkus välja see 4% ja jäävadki tööjõuturule ilma kutse ja hariduseta. Rohkem kui põhikool. Jah, et kuidas see reform võiks aidata? Just, et see õppimiskohustuse pikendamise reform siis nii-öelda, et see tegelikult ei ole kutseharidusreform. Jah, aga ta muuhulgas aitab kutseharidust. Just. Et tegelikult see taust või see põhjus, miks üldse sinnani siis mindud ongi see väljalangemine ja teiselt poolt siis see, et üha kasvav hulk noori jääb siis põhiharidusega, et ta ei lähe edasi peale siis põhihariduse omandamist või siis tõesti, et ta läheb küll kas gümnaasiumisse või kutseõppeasutustesse, aga siis katkestab haridustee. Aga et kui sa numbreid juba ütlesid, eks ju, et tõepoolest, et statistika on selline, et nii 70% läheb mitte kutsekooli võiks minna, aga läheb gümnaasiumisse. Võib-olla 26% läheb siis kutseõppeasutustesse ja 4+ natuke läheb siis, ei lähe kuskile. Ja see 4+ natukene kasvab, ma saan aru niimoodi, et see muutub aina suuremaks see protsent ja see on meie suur probleem.
ja pluss see, et tegelikult kutseõppest just esimesel õppeaastal päris palju on neid, kes langeb välja, gümnaasiumis tegelikult samamoodi, et kõik ei jõua tegelikult keskhariduseni. Ja miks see siis probleem on sellepärast, et neil ei ole tegelikult väljundit ka tööturule. Et noh, mõelda, et need on ju 16-aastased noored. Et jah, et see on see taust. Ja kuidas see reform võiks aidata, et meil ei oleks neid 16-aastaseid noori kasvava hulgaga, kes jäävad koju sisuliselt, eks ole, nad on veel vanemate ülalpidamisel, aga nad on kodus, nad ei tee midagi, võib-olla. Võib juhtuda nii, et nad ei tee midagi. Et no see reform juba siit tingib selle, et nüüd need noored, kes nüüd lähevad 1. september see aasta 9. klassi, et nendel on kohustus siis kas õppida 18. eluaastani või siis omandada kutse või siis keskharidus. Ehk et ei ole võimalik nii-öelda lõpetada haridusteed 16-aastasena ja põhihariduse omandamisega. Ja tegelikult ma ütlekski, et siin taustal ei ole mitte see number, et see 18 eluaastat, et pigem see on põhimõtteline selline otsus, et põhiharidusest ei piisa. Et põhiharidusest tegelikult ei piisa, et olla tulevikus konkurentsivõimeline tööturul, et omandada need vajalikud sellised üldoskused, elukestva õppeharjumus ja nii edasi, et see on selline põhimõtteline otsus. Kuidas me saame sundida inimest õppima? See on natuke sunnitud ju. Jah, et ega ei saagi sundida õppima, eks ju, et pigem peab see keskkond olema selline, mis motiveerib ja võib-olla siis olema tõesti selline tugi ka, et juhul, kui meil kõigil võib olla neid hetki, kus on vaja tuge, et siis on see tugi olemas ja see märkamine olemas. Et jah, et see reform on tegelikult laiem, eks, et mis puudutab nüüd seda kutseharidust või mis muutusi see siis tähendab võib-olla kutsekooli jaoks või siis kutseõpetaja jaoks on siis see, et viiakse sisse ettevalmistav õpe nii siis kutseõppeasutustesse kui riigigümnaasiumitesse. See on selline aastane õpe, et kui noor siis lõpetades põhikooli ei leia võimalust teha see järgmine samm, et ta ei leia siis sobivat õppimisvõimalust, kas siis gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, et ta jääb nii-öelda ula peale, et siis see on see keskkond, kus tal oleks võimalik siis leida tuge ja mõttekaaslust ja saada selgeks, et mida ta siis soovib, neid võimalikke õpilünki seal tasandada, et ükskõik mis osas siis on see lünk tekkinud. Kui on mingi takistus varasematest õpingutest ja ta on aru saanud, et ta tahab mingit kutset, midagi tundub põnevat, sotsiaalmeedia mõjuisikuks aga vaatame, et eesti keeles kirjutada või inglise keeles lugeda ja kirjutada ei oska, et siis aitaks teda kuidagi järje peale. No, et ma arvangi, et need individuaalsed vajadused võivad olla ju erinevad ja need probleemkohad, et miks siis seda järgmist sammu ei ole tehtud. Et igal juhul on siis selline vastutus nüüd paljudel osapooltel, et õppijal endal ka, et ta ei saa lihtsalt katkestada. Vanematel, eks ju, kindlasti kohalikul omavalitsusel, koolil, et erinevatel osapooltel on omad nii-öelda rollid ja vastutused siin protsessis, et noh, alates sellest, et sinna reformi on sisse kirjutatud ka selline seire, et see seire peaks olema pidev, et ei saaks noored nii-öelda kaduma minna kuskile. Et see on võib-olla see üks aspekt, aga et... Meil on varasemalt ka olnud Rajaleid ja sellise toreda ilusa eestikeelse nimetusega programmid, et kas nemad siis jätkavad nii-öelda selles ka uues, on nad selgelt kaasatud ja vastutav osapool või kaasa aitav osapool, vabandust? Ja kindlasti, et erinevatel osapooltel on omad nii-öelda rollid selles suures pildis, et mida ma võib-olla ei maininud, on veel tegelikult noorsootöö
ja sellised noorteteenused, et kellel on ka just hästi oluline roll, et nii siis ennetada võib-olla seda, et noor üldse ei jõuaks sinna staatusesse, et oleks vaja nii-öelda leida ta ülesse võib-olla ja siis uuesti haridusteele tuua, vaid et jah, juba ennetada. Aga et see on jah laiem tegelikult, et see ei puuduta kutseharidust, see tegelikult puudutab kogu meie süsteemi, et oleks koostöö õppeasutuste, kohaliku omavalitsuse, erineva valdkonna spetsialistide vahel, ja et nii-öelda ennetada ja siis igal hetkel siis märgata nii-öelda, et kus oleks vaja sekkuda, et see jõuaks selleni, et me räägiksime noortest, kes on haridusteelt välja langenud. Just nimelt. Millised on veel muutused kutsehariduses, mis meid ees ootavad? Me muidugi näeme ja kuuleme lugusid sellest, kuidas koole suletakse, ühendatakse, aga see vist ei ole päris see. Ei, ma arvan, et see kindlasti on ka üks aspekt, et tegelikult ma arvan, et kui seda vaadata kutseõpetaja vaatest või siis koolijuhi vaatest, et siis kogu aeg on mingisugused muutused ja nüüd on jälle suurem muutuste ring käes, et tõepoolest, et ju kutseõppeasutuste võrgu ümberkujundamine, kutseõppeasutuste liitmine, eks ju, et mille taga on ka tegelikult need ühtepidi ressursside kokkuhoid ka, aga ikkagi ka kvaliteedi siis tõstmine, eks ju, et see kogu see õpikeskkond ja see tehnoloogiline baas ju peab ju arenema, eks ju. Siis kindlasti üks muutused, millest on juttu olnud, on siis kutse keskhariduse pikenemine 3,5 aastalt 4 aastale, eks ju, mis tähendab. See head teeb, jah? Head teeb ta loodetavasti nüüd seda, et on kergem siis liikuda edasi kutseõppest kõrgharidusse. Et kuna kui me mõtleme, et see 3,5 aastat, et see siis siiani on tähendanud seda, et noored omandavad keskhariduse, eks ju, gümnaasiumisse on 3 aastat, pluss siis kutse. Ehk et tegelikult üldhariduse osakaal on ju väiksem, eks ju, see maht, et nüüd see pool aastat annab siis juurde seda ressurssi, et seda üldharidust nii-öelda. Ehk et nad oleksid samal tasemel, mis tänased gümnaasiumi lõpetajad ja saaksid konkureerida. No see on ka natuke komplekssem tegelikult, et ega ainult selles mõttes ajaline maht ei suurene, et need kutseõppekavad, kavad siis need need ka peavad muutuma, need peavad ka muutuma. Need peavad ka muutuma just, et need oleks siis tänapäeva olukorraga nii-öelda, sest maailm muutub, osad kutsed nii-öelda töörollid kaovad, teised tulevad juurde, eks ju, et nad vastaksid siis sellele, et mis siis maailm nõuab, et ühtepidi, et nad oleksid laiapõhjalisemad, teisepidi, et võimaldaksid spetsialiseeruda. Et tegelikult see on jah laiem selline teema. Saan ma siis õigesti aru, et me lahendame justkui 3 probleemi ära, et nende muutustega. Kõigepealt need, kes ei lähe mitte kuhugi, nemad peavad hakkama tegelema enesearenguga ja nad leiavad keskkonna, mis neid toetab, et nad võtaksid ette järgmise sammu. Need, kes on kutseõppeasutustes, saavad parema ligipääsu, loodame siis kõrgkoolidele, ülikoolidele, kui see õppeaeg pikeneb ja nad saavad samale tasemele, mis teised. Ning kolmandaks, kui kutseõppeasutused ise muutuvad tugevamaks ühendamiste käigus, meil on ka neid tugiisikuid, meil on ka neid, kes võiksid toetada noori just eriti nendel esimesel kriitilisel aastal, mil nad võivad välja kukkuda. No, eks iga reformi puhul ikkagi mingisugused eesmärgid ju on. Et võiks olla selline, jah. Et muidugi nüüd sa jällegi viimase aspekti puhul tulid tagasi selle haavatavate noorte teema juurde, eks ju, et see on küll üks kitsaskoht, ma arvan, et haavatavate noorte puhul, et kutseõppeasutustesse sageli ikkagi satuvad sageli ka need noored, et kellel võib-olla on siis akadeemilised oskused madalamad, eks ju, ja ka võib-olla siis sellised sotsiaalsed oskused ja sageli ka nüüd selle ettevalmistava õppe
sisseviimisel veelgi enam siis see grupp noori, kes ei leia, eks ju, haridusteed, et kes vajavad rohkem tuge. Et see tähendab tegelikult ju seda, et peaksid olema need inimesed, kes tuge pakuvad ja statistika ütleb, et tugispetsialistide arv on kasvanud aasta-aastalt, et mis on positiivne, aga ikkagi, et mõelda, et meil on 31 kutseõppeasutust ja meil on 52 tugispetsialisti. Et ikkagi ma arvan, et ega kõike tööd need tugispetsialistid ära ei tee. Oota, aga ma vaatan sulle varasemast artiklist on ju 47 pealt oli arvutus, oli vist nii, jah? 45 oli, 45, 45 pealt oli arvutus, et siis üks tugispetsialist 600 õpilast, et tekiks nagu vaatajal ka arusaamine. Üks spetsialist 600, ette kujutada, et kui palju seal juba 600 sees võib olla neid, kes on just nimelt nii-öelda kuuluvad siin haavatavasse sihtrühma, siis see on juba ebanormaalselt suur. Ma saan aru, et nüüd on 7 inimese võrra tõusnud see tugispetsialistide hulk. Et natuke alla 600, veidi üle 500 on see õpilaste hulk. See on ikkagi liiga suur, jah? Jaa, kindlasti. Nad ei käi üle sellest. Et muidugi, kui me mõtleme kutseõppeasutuste õppijaid, siis üks osa nendest õppijatest on väga motiveeritud täiskasvanud õppijad. Kahtlemata. Aga et see kirju on see õppijaskond. Aga teistpidi loomulikult, et sageli tuge ju ei pakugi tugispetsialist, vaid tegelikult iga töötaja, kes kutseõppeasutuses või üldse õppeasutuses töötab, on nii-öelda potentsiaalne siis toetaja, et mitte ainult nii-öelda, eks ju, õpetaja rollis. Et see on see üks aspekt, aga teine asi on muidugi see, et kutseõppeasutused erinevad hästi palju selles osas, et küll natukene vanemast perioodist on selline tugisüsteemide uuring, et kust tuleb välja selgelt see, et on kutseõppeasutusi, kus on suurem tugistruktuur, kus on erinevad spetsialistid, kes toetavad noori, kes toetavad ka õpetajaid, eks ju, et kuidas hakkama saada. Aga siis on sellised kutseõppeasutused, kus on üks spetsialist mitmes rollis ja on ka õppeasutusi, eks ju, kus pigem kannavadki seda rolli õpetajad, kutseõpetajad. Et olukord on erinev. Ja kui sul on nüüd lühidalt saade on juba peaaegu lõppenud, aga et kui sa lühidalt peaksid andma hea soovituse, et kuidas märgata ja kuidas sekkuda siis nendel, kes juba täna kutseõppuritega kokku puutuvad? Jah, et ma arvan küll, et igal õpilasel peaks olema üks inimene, üks täiskasvanu ka õppeasutuses, et kes märkaks ja jälgiks, et see inimene on nii-öelda koolis ja temaga on kõik korras ja kui ta tahab rääkida, et tal on see võimalus. Kindlasti me sinna ei jõudnudki, aga meie uuringust tulid välja ka tegelikult korduvalt just koolikiusamine, aga ka vaimse tervise teemad. Et kindlasti ka see vaimse tervise temaatika, et seda teadvustada nii noortele kui tegelikult ka üldse, eks ju, õpetajate enda hulgas ja koolikeskkonnas ja sellist positiivset koolikultuuri arendada, et kus see õhkkond olekski selline, et mitte ainult õppimisele suunatud nii-öelda või õpitulemustele suunatud, vaid sellist heaolu toetav keskkond. Aitäh, Meril! Ja suur tänu ka Ekspert eetris saate jälgija. Kohtumiseni uues saates.